Ma igaks päeva lisaaega. Ja 3 minutit lisaaega, palun. Ma sissejuhatuseks tuletan Kristen Michalile meelde, et ta on Eesti peaminister, mitte Euroopa, mitte maailma ja kindlasti mitte Ungari. Ei ole ka võrreldav. Ungari sündivus ei ole ka 2 peal, on 1,6 umbes ja nad tunnistavad, et neil on tõsine probleem ja teevad kõik, mis võimalik, et seda probleemi lahendada, sest nemad küll kardavad, et ungarlased surevad muidu lihtsalt välja. Nüüd meie valitsus ei vasta isegi otsesõnu küsimustele, kas valitsuse arvates on meil sündimus iibekriis või ei ole. Peaminister, meil on mure. No, mure. Ja siis räägib sellise üleoleku tooniga, kuidas rahanutsaku viskamine nendele ei aita midagi. Ausalt öeldes rahanutsakut keegi ei luni. Valitsuse poliitika on ju olnud selline, et valitsus ise küsib rahanutsakut inimestelt. Automaksuga, käibemaksu tõusuga, aktsiisimaksu tõusuga, tulumaksu tõsteti ennem, kui siis tehti mingisugune liigutus seal, energiapoliitikast on ka räägitud siin. Ja siis kõik see tuleb selle jaoks meil maksta, et tekitada inimestes kindlustunne Venemaa vastu. Kindlustunne Venemaa vastu ei ole ikkagi tekkinud. Võib-olla on põhjus selles, et valitsus ise koos kogu oma propagandatööstusega on tegelenud 4 aastat inimestes surmahirmu tekitamisega. Kõik me peame kõik ära andma, kõik raha ära andma, et valitsus saaks relvi osta, et Putin põlvili suruda ja sellepärast muidugi tuleb ka maksta maailma kõige kõrgemat elektrihinda, sest meil on selline naaber ja kõik need lollakad, idiootlikud, hüsteerilised jutud, mida meil on vestetud siin viimased 4-5 aastat, mille ainus eesmärk on olnud ju see, et natukenegi upitada kõrgemale Reformierakonna toetusprotsenti, mis läbi kukkunud valitsemisoskuse tõttu on põhja kukkunud, vajunud. Nüüd tegelikult oleme me rahvusena väljasuramiskursil ja see väljasuramiskurss on käega katsutav. See ei ole kuskil abstraktses tulevikus, et keegi kunagi põlvkondade pärast peab tõdema, et läks valesti. Me oleme täna väljasuramiskursil. Kui meil on niisugune sündivus, nagu meil on, ja see jätkub 1,1 last naise kohta, mis on see ütleme, kõige lihtsam mõõdik, mida me saame võtta, siis on iga põlvkonnaga väheneb rahvastik poole võrra. Iga põlvkonnaga väheneb poole võrra. Kas täna sünnib 9000 last, neil sünnib 4500 last. Nendel sünnib omakorda 2000 midagi seal last. Ja kui me selle paneme nagu rahvastiku mõõtmesse, siis 2 põlvkonna jooksul väheneb meid poole võrra. Ehk siis me jõuame tänaselt ja eestlasi ei ole 1,3 miljonit. Eestis elab 1,3 miljonit inimest, aga eestlasi on alla miljoni Eestis. Kui me selle 50 aastaga ja võib-olla kui meditsiin hästi läheb, isegi elame 50 aasta pärast. Võib-olla päris krapsakad ei ole, aga keskmine iga tõuseb siin tasapisi. Aga laias laastus kõik, kes veel on tänasel päeval sellised nooremapoolsed või keskealised, näevad seda juhtumas. Mis siis tulemus on? Korraks on juba siin räägitud, et maksud enam ei laeku. Maksumaksjaidki pole, tööl käijaidki pole. Täna meil on probleem sellega, et kuskilt ei ole võtta õpetajaid. Ei tule, isegi hea palgaga ei tule. Kuskilt pole võtta hooldajaid vanade kodusse. Isegi hea palgaga ei tule. Seal küll head palka ei maksta, see on Reformierakonna käes see business. Aga ei tule. Haiglatesse õdesid ei tule. Politseinikke ei leia tööle. Ei tule meile tööle prügivee autojuhte. Ei ole kuskilt võtta. Me peame tooma Kasahstanist ja Turkmenistanist siia neid, et neid vajalikke töid ära teha. Kui inimesi ei ole, siis ei olegi ju. Siis jäävadki need avalikud teenused. Miks me siis sulgeme praegu maakoole usinasti? Sellepärast, et 30 aastat on suhtutud sündimusse ja rahvastikukriisi samamoodi, nagu täna siin Michal suhtus. Mure on, aga me siin natuke nikerdame midagi selle tulumaksu soodustusega ja küll kuidagi läheb ja tassime Turkmenistanist inimesi asemele. Et tegelikult on absoluutselt karjuv kriis, tegelikult on kokku kukkumise ääre peal on meil kogu rahvastikusüsteem ja sellega koos käib ka, sellega koos käib ka majanduse kokkukukkumine ja riigieelarve kokkukukkumine, et mingisugust riigieelarvest riigikaitsele 5% andmist selle jaoks, et riigikaitset edendada, ei ole mõtet heietada.
Pole neid poissegi, kellele neid relvi anda. Rääkimata sellest, et pole seda raha, et neid relvi osta. Nüüd Michal rääkis midagi sellest, kuidas eluaseme kättesaadavust on vaja parandada. Et näe, valitsus mõtleb selle peale. Valitsus on teinud kõik selle jaoks, et eluaseme kättesaadavuseks kehvem. Kui mitu korda on olnud ühiskondlik teema, et Eestis olevad pangad lüpsavad meid liiga. Et Eestis olevad pangad võtavad liiga kõrget intressi, võrreldes isegi Lätiga, rääkimata Soomest või Rootsist. Et Eestis olevad pangad nõuavad liiga kõrgeid tagatisi eluasemele. Reformierakond on iga kord nagu emalõvi seisnud Rootsi pankade kaitsel, et nad ikka saaksid suure kasumi kätte ja selle suure kasumiga Rootsi viia. Et ei ole aidanud eluasemed kättesaadavamaks teha. Vastupidi, on aidanud pankadel teenida raha selle hinnaga, et eluase oleks kallim. Mida veel on tehtud eluaseme kättesaadavuse parandamiseks? No aga loomulikult tassitud süle ja seljaga sisse immigrante. Mida teeb massiimmigratsioon? Teeb eluaseme kättesaadamatumaks. Teeb üürihinnad kallimaks ja teeb ostu kallimaks. Ehk siis eluaseme kättesaadavuse põhjalaskmine on järjekordne Reformierakonna geniaalse riigivalitsemise tulemus. Või sellest sündivusest rääkides ei saa kuidagi jätta rääkimata ka sellest, et kui oli koroonaaeg ja kõik reformierakondlased üksmeelselt nõudsid ja ähvardasid, no tuletame siin meelde Karmen Jolleri röögatusi ja tuletame meelde siin kõiki neid valitsuse kommunikatsioone, kuidas kõigil on vaja õlg alla panna, aga tänaseks päevaks on meditsiiniline fakt tõestatud tagantjärgi. Koroonavaktsiin tõi kaasa rasestumise katkemiste massilise tagajärje kõigile noortele naistele, kes seda tegid, tõi kaasa loodete väärarenguid massiliselt, ehk koroonavaktsiis on ka üks osa sellest, miks meil lapsi ei sünni. Keegi sellest rääkida ei taha, aga see on ka siin pildis sees. Kas valitsus vaatab sellele otsa, mõtleb mingisuguseid meetmeid välja, kuidas seda leevendada, kuidas me sellest üle saame? Loomulikult mitte. Loomulikult mitte. Selle asemel heietab mingisuguseid lugusid sellest, kuidas kui me ei tea, teeme mingi tulumaksu soodustus, hakkab majandus kasvama ja küll siis paremaks läheb. Võrdleb meid Bulgaariaga, meid võib miks meid ei võiks võrrelda Afganistaniga? 8 last naise kohta. Me teame küll, kuidas see saadakse, eks ole, kott pähe ja iga päev vägistatakse ja kus need siis lapsed tulevad teevad, aga ei ole mõtet võrrelda ennast selliste kohtadega, ei ole mõtet võrrelda ennast ka Bulgaariaga, ei ole mõtet võrrelda. Me peame vaatama oma spetsiifilisi probleeme ja neile probleemidele lahendust tooma. Tänane valitsus keeldub seda tegemast, nii nagu kõiges muus täielik läbikukkumine.